Donald Trumpi administratsioon paljastas kogemata oma plaanid Venemaa ja Ukraina suhtes juba selleks sügiseks. Siin on meil uudiseid otsa Washingtonist, millest õhkub suurt poliitilist mädanikku. FBI direktor Kesh Patel, Ameerika Ühendriikide peamise eriteenistuse juht, mees, kelle töö on tabada Vene spioone, valmistub ametlikuks visiidiks Venemaale. Ja just siin tuleb välja tõeline jama. Patel lendab Moskvasse Peterburist, kust teda võtab vastu, mõelge vaid, FSB ehk KGB otsene järglane. See on üldse esimene ametis oleva FBI direktori visiit Venemaale viimase 13 aasta jooksul. Ehk siis alates venelaste rünnakust Ukraina vastu 2014 aastal pole sellist asja olnud. Ja see visiit toimub just sel hetkel, kui USA kongress nõuab uusi rangeid sanktsioone Kremli vastu Ukraina vastase sõja eest. Kui nõutakse rohkem abi Ukrainale ja öeldakse, et Putinit tuleb survestada, aga see on alles algus. Selgus, et eelmisel aastal maksid venelased juba otse raha Keshu Patelile. 2025 aastal sai Washington Post teada, et Patel sai $25 000 ettevõttelt Global 3 Pictures, mida juhib režissöör Igor Lopatenko, kes on seotud Putini lähikondlase Viktor Medvedtšukiga. Raha maksti ametlikult dokumentaalfilmis osalemise eest, mis käsitles Russiagate uurimist, kus Patel ja teised Donald Trumpi toetajad olid kujutatud kui demokraatide poliitilise vandenõu ohvrid. Ja Patel teadis väga hästi, et see film tehti Venemaa propaganda edendamiseks, kuid võttis selle eest vastu $25 000 suuruse tšeki. Täna vaatame koos üle, mida on teada Kesh Pateli Moskva reisi kohta, miks see lõhnab skandaali järele, milline on Patelit ümbritsev väga skandaalne raha väärkasutuse lugu. Ja mis kõige tähtsam, paneme koos kokku üldpilli sellest, mida kogu see magaseltskond, kuhu kuulub ka Patel, Venemaaga plaanib ning kuidas nad juba mitu kuud Vladimir Putinile Ukraina vastu kaasa mängivad. Minu nimi on Aleksei Petši, hakkame seda lugu uurima. Mind kutsutakse Aleksei. Enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, sest liigume 300 000 tellija piiri poole. Olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustan faktidest, siis hakkame analüüsima. Esimesena teatas visiidist väljaanne Politico. FBI direktor Kesh Patel plaanib oktoobri keskel reisi Moskvasse ja Peterburi. Eeldatavalt 14. ja 15. oktoobril visiit kestab 2 päeva. Oluline detail on see, et Ameerika ametniku andmetel võtab Kesh Pateli vastu Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus. See tähendab teenistust, mis on Nõukogude KGB järeltulija. See tähendab, et Ameerika vastuluurejuht sõidab külla Venemaa vastuluurele. Just sellele struktuurile, mis värbab agente lääne vastu, seisab mürgitamiste ja küberrünnakute taga. Mida täpselt arutatakse, pole veel teada. Kas Patel kohtub Vladimir Putiniga või kellegagi tema lähikonnast, pole samuti veel selge. Ja nüüd märgib väljaanne Politico ettevaatlikult, et plaanid on esialgsed ja need võivad muutuda. Aga ma lisan omalt poolt, et ajakirjanikud saavad sellist teavet väga sageli siis, kui keegi tahab just selliseid visiite nurjata. See tähendab, et selle info lekitasid ilmselt mitte Pateli inimesed, vaid pigem tema vastased, kes said sellest teada ja otsustasid selle reisi nurjata, tekitades eelnevalt ameeriklaste seas pahameelt. Viimane ametis olev FBI direktor, kes Venemaal käis, oli Robert Mueller. See oli 2013 aastal. See tähendab, enne kui Venemaa 2014 aastal Ukrainat ründas, aga see oli see sama Mueller, kelle hiljem määrati eriprokuröriks uurima Venemaa sekkumist Ameerika valimistesse. Kreml, mis on märkimisväärne, ei kinnitanud ega lükanud seda visiiti ümber. Kremlit esindav pressiesindaja Dmitri Peskov vältis pressibriifingul otsest vastust, öeldes, et, tsitaat, sellised visiidid toimuvad tavaliselt suletud uste taga. See tähendab, et Moskvas. On selge, et nad ei taha enne tähtaega avalikustada seda, mis nende jaoks on ilmselge kingitus. Samuti võib siin eeldada, et kohe pärast septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimisi võib Vladimir Putin tõepoolest ähvardada kogu maailma 100 000 venelaste mobiliseerimise ja teise rinde avamisega sõjas. Seepärast proovib ta ameeriklastega läbi rääkida.
aga miks see Kash Pateli reis tekitab nii palju küsimusi? Ja siin on asi nii kontekstis kui ka Kash Pateli isikus endas. See visiit, kui see toimub, leiab aset olukorras, kus Washingtoni ja Moskva vahel on ummikseis seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu ning just siis, kui seadusandjad nõuavad Venemaa vastu sanktsioone. Veelgi enam, eelmisel kuul kiitis Kongressi esindajate koda heaks täiendavad $1,3 miljardit abi Ukrainale ja uued sanktsioonid Venemaa vastu. Ja seda tehti nii vabariiklaste juhtkonna kui ka Donald Trumpi seisukohtadele vaatamata. Ehk siis Kongress tõmbab ühte suunda, ütleb, et survestame seda Venemaad, samal ajal kui FBI direktor liigub hoopis teises suunas ja valmistub venelastele külla minema. Politico kirjutab otse, et see on FBI juhi jaoks ebatavaline ja tundlik reis ühte Ameerika peamistest vastasriikidest. Nüüd aga räägime maine küsimusest, eelkõige Kash Pateli mainest, sest siin on omaette lugu. Ameerika meedia naudib praegu seda lugu ning tema reis on sattunud terava tähelepanu alla tema kulutuste uurimise taustal. Patel on juba kuulsust kogunud skandaalsete lähetustega riigi raha eest. Näiteks tema reis Milano olümpiamängudele maksumaksja raha eest, kus New York Timesi andmetel oli tal palju vaba aega puhkuseks ja külaliste vastuvõtuks. Riiklikku lennukit kasutati nii, et piir töö ja meelelahutuse vahel lihtsalt kadus. See tähendab, et inimene on juba kahtluse all, et ta reisib mööda maailma ringi riigi raha eest enda lõbuks. Aga võib-olla on Patelil raha olemas ja sellepärast ta üldse ei muretse. Ja siin on kahtlus, et ta võib saada raha venelastelt. Täpsemalt öeldes, see pole päris nii. On juba tõestatud, et Kash Patel sai kindlasti raha venelastelt. Washington Post sai teada, et juba 2025 aastal sai Kash Patel ettevõttelt Global 3 Pictures $25,000. Seda ettevõtet juhib režissöör Igor Lopotenok. See inimene on seotud Viktor Medvedčukiga, Vladimir Putini lähikondlasega ja Ukraina peamise venemaameelse poliitikuga. See tähendab, et Patel sai raha ahelast, mis viib otse Vladimir Putini lähikonda. Mille eest talle siis maksti? Nimelt osalemise eest dokumentaalfilmis niinimetatud Russiagate'i uurimisest. See on juhtum Venemaa sekkumisest Ameerika valimistesse. Selles filmis esitleti Kash Patelit ja teisi Trumpi pooldajaid kui poliitilise vandenõu ohvreid. See tähendab, et Kremliga seotud struktuur maksis tulevasele FBI direktorile osalemise eest propagandafilmis, mis õigustab Donald Trumpi ja diskrediteerib kogu Venemaa sekkumise teemat. Samal ajal märgib Washington Post, tsiteerin, et režissöör Lopotenok on varemgi tegelenud Venemaa-meelsete projektidega ning rahastuse tagas talle fond, mille lõi isiklikult Vladimir Putin Kremli narratiivide levitamiseks läänes. See tähendab, et jutt käib rahast, mis pärineb Putini infosõja masinast lääne ja meie kõigi vastu. Ja nüüd pange see kõik ühte ahelasse kokku. Inimene, kes sai ametlikult $25,000 struktuuride ahela kaudu, mis on seotud Vladimir Putini ristiisaga, filmi eest, mis õigustab Venemaa sekkumist. Nüüd juhib FBI-d ja sõidab visiidile FSB-sse. Selle taustal tekib küsimus, kas teda pole juhuslikult ära ostetud. Kremli seotud inimestelt on ta juba raha võtnud, see on tõestatud fakt. Ehk siis raha Kremli seotud inimestelt on ta võtnud, see on tõestatud fakt. Küsimus on ainult selles, millega tema reis Moskvasse lõpeb. Ja siin on oluline mõista Pateli rolli tervikuna. Tuletan meelde, see on seesama inimene, kes eelmisel nädalal seisis Trumpi kõrval kui viimane kogu riigi ees, süüdistades FBI-d vandenõu varjamises 2020 aasta valimistel ja nõudes kriminaalasju omaenda luurajate vastu. Ehk siis Patel ei ole iseseisev, mitte iseseisev eriteenistuse juht, vaid Trumpile lojaalne tegelane, kes puhastab FBI-d Valgemaja huvides. Ja nüüd sõidab ta FSB juurde. Küsimus, miks? Küsimus. Aga tuleb meeles pidada, et Kash Pateli reis ei ole juhuslik episood. See on osa suurest loost.
Kui visiit kinnitatakse, saab sellest osa terve rea kõrgetasemelistest kontaktidest Kremliga ja Donald Trumpi meeskonnaga, mille eesmärk on suhete parandamine ja läbirääkimised sõja lõpetamiseks. Tingimustel, mis ei tõota ukrainlastele midagi head. Ja kogu see maga seltskond, see Make America Great Again liikumine Donald Trumpi ümber, on aastaid ajanud Ukraina suhtes ühte ja sama joont. Vaatame siin üle mõned tegelased, et oleks näha just süsteemi. Ja et oleks selge, et Kash Patel ei ole ainus. Marjorie Taylor Greene on üks selle leeri peamisi kisakõrisid. Ta on aastaid blokeerinud abi Ukrainale, nimetanud meie kaitset asendussõjaks. Ja eelmisel aastal jõudis ta sinnamaani, et andis intervjuu Vene riiklikule propagandistile Jevgeni Popovile. Jevgeni Popovile Vene riigitelevisioonile. Lihtsalt laskuda nii madalale, et suhelda otse venelasega. See tähendab, et Ameerika poliitik osaleb avalikult Kremli propagandas. Ta levitas omal ajal valesid Ukraina protestide kohta. Näiteks, kui eelmisel aastal tulid ukrainlased tänavatele protesteerima korruptsioonivastaste asutuste, NABU ja SAP nõrgestamise vastu. Marjorie Taylor Greene karjus kogu maailmale, just kui inimesed ei protesteeriks NABU vastu, vaid, nagu ta väitis, kujutage ette, ta ajas ameeriklastele täieliku jama pähe. Et ukrainlased protestivad Zelenski vastu, kuna ta keendus rahust Venemaaga, kuigi see oli otsene vale. Inimesed tulid välja NABU ja SAP toetuseks. Vene meedia loomulikult võttis selle vale kohe üles. Seetõttu ei imestama, kui Marjorie Taylor Greene sai ka teatud summa raha. J.D. Vance, praegune asepresident, veel enne kui ta sai tuntuks, ütles ta fraasi, tsiteerin. Ausalt öeldes on mul ükskõik, mis Ukrainast saab. Tucker Carlson, endine Fox Newsi täht, kes käis intervjuud tegemas Vladimir Putiniga ja on aastaid levitanud Venemaa-meelseid seisukohti. Tõsi, nüüd on ta Trumpis pettunud, venelastes pettunud. Ta ütleb, miks kõik mind alt vedasid, miks kõik mind petsid? Nojah, ilmselt suhtles ta Putiniga liiga palju. Seesama leer, see on Matt Gaetz ja Lauren Boebert, kes kõik korraga esitasid seaduseelnõusid Ukraina abistamise lõpetamiseks. Üldiselt on neil kõigil üks ühine nimetaja. Lipu all, Ameerika ennekõike, ajavad nad tegelikult joont Venemaa ennekõike. Peatada abi Ukrainale, tühistada või mitte kehtestada uusi sanktsioone, sundida Ukrainat nõustuma rahuga Kremli tingimustel ja nii edasi. Just nii, ja FBI direktori sõit Venemaa FSB-sse sobitub samasse mustrisse. Suhete normaliseerimine agressoriga. Just sel hetkel, kui teda tuleks survestada. Teisalt tahan teile näidata huvitavat kontrasti. Samal ajal, kui see maga tiib Ameerika Ühendriikides sirutub Moskva poole ja saadab sinna isegi FBI direktori, tõelised Venemaa pikaajalised partnerid tõmbuvad vaikselt kõrvale. Hiina lääne ajakirjanduse andmetel eemaldub järjest enam ja kaalub juba võimalusi pärast Vladimir Putinit. Mul oli sellel teemal suur saade selles YouTube'i kanalis, nii et minge ja vaadake seda. Kasahstan, Aserbaidžaan ja Armeenia. Need on postsovetlikud riigid, mida Moskva on harjunud pidama oma tagahooviks, kuid ka nemad liiguvad vaikselt tema mõju alt ära. Kontrast on, ütleksin, lausa pilkav. Vladimir Putini poolelt pööravad ära need, kes olid tema kõrval aastakümneid. Aga osa Ameerika eliidist, vastupidi, tõmbub tema poole mingil põhjusel. Isegi liitlased näevad, et Venemaa on toksiline, nõrgenev vara, millest on parem eemale hoida. See on nagu turul, kui näed, et midagi toimub, aktsiad kukuvad, parem on need maha müüa. Lihtsalt müüa ja kõik, säilitada oma varad, müüa ja unustada see lugu. Isegi liitlased saavad aru, et Putin on vara, millest on parem loobuda ja eemale hoida. Maga poliitikud Ameerikas ja neile lojaalne FBI direktor Kash Patel sõidavad sel hetkel mingil põhjusel Moskvasse suhteid looma. No, kellelegi Washingtonis. Väga tahaks uppuva laevaga sõbrustada. Küsimus on ainult kes ja miks. Kokkuvõte. FBI direktor Kash Patel, Trumpile lojaalne mees, kelle mainet on rikkunud kulutamisskandaalid, valmistub esimest korda 13 aasta jooksul Ameerika vastuluure juhina külastama Venemaa FSB-d. Päevakord on salastatud, Kreml vaikib tähendusrikkalt ning see kõik toimub Ukraina vastase sõja tõttu sanktsioonide vastasseisu haripunktis.
Külastus ise on nii ebatavaline ja selle taust nii segane, et küsimused Kash Pateli kohta on täiesti õigustatud. Ja mis peamine, see pole üksik juhtum, see on osa suuremast maga liikumise suunast, mis on aastaid Vladimir Putinile Ukraina vastu kaasa mänginud. Alates Marjorie Taylor Greene'ist, kes esineb Vene propagandas, kuni katseteni jätta meid igasugusest abist ilma. Kui tõelised liitlased põgenevad uppuvast Putini Venemaast, siis osa Trumpi meeskonnast sõuab millegipärast hoopis sellele vastu. Nii et Pateli reisi tuleb kindlasti väga hoolikalt jälgida, kui see aset leiab. Ma väga loodan, et just nüüd Ameerika ajakirjandus ja ajakirjanikud teevad selle loo ümber nii palju kära ja lärmi, et ta lihtsalt tühistab selle reisi. Siin ma panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Me töötame iseseisvalt, meil ei ole ühtegi sponsorit. Seega, kui soovite jätta oma annetuse selle kanali toetuseks, leiate kõik lingid ja rekvisiidid selle video kirjeldusest. Olete oodatud. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega.